ja see on hea. Muide ka lastelaagrid peaks olema teistmoodi. Aga noh... Keegi heliseb. Kell. Tõmbas uks lahti. See on kiri. Pead ära võtad põlemist. Võta mõne mis.
Nii hea oli vaadata, Sveni auto oli parkimisplatsil, järelikult oli puhkis. Homme on liiklukaitsemehe sünniaastapäev ja võib-olla see on üks põhjus, miks me just täna siin oleme. Esimesena annaksin sõna Auli Laul. Hea Mihkel, head siinviibijad, noor Mihkel, sugulased, sõbrad. Ma arvan, et oleme kõik ühte meelt, et Mihkel tegi meile järele siin ette suure tõenäosusega. Ja kui me suudame teha sinna kõrvale palju oma jälgi, mida pidi astuda, austades Mihkli põhimõtteid ja neid soove, mida ta arvas ja oli ise kutsutud ellu viima ja millele ta tegelikult pühendas kogu oma elu. Isiklikus plaanis tahan ma öelda, mul on Mihklist jäänud sügavalt 2 momenti, mida ma arvan, et ma jagan teiega ja tõenäoliselt olete ka seda meelt. Mihkel kasutas hästi palju väljendit 2 kõrva vahel. Ta ütles, et inimesed, ka puudega inimesed, kõik algab sellest, kuidas me mõtleme, kuidas mõtestame oma elu, mis toimub 2 kõrva vahel. Et sealt peaks hakkama maailma parandamine, kaasa arvatud meie igapäevane tegevus nii-öelda puudega inimeste maailmas. Ja minu meelest on see nii tohutult õige, et see on see, mis on Mihklist jäänud mulle eredalt meelde ja mida ma arvan, me peaksime meeles pidama ja selle järgi käima. Teine asi, mis ma tahan öelda, on see, mis mind hämmastas, ka siis, kui Mihkel oli juba, meie mõistes eakas, pealt 70, kuidas ta suutis olla maailma asjadega nii kursis. Ma ei olnud tööle jõudnud sageli, kui juba oli mul meil, juba telefon helises. Kas sa seda lugesid? Kas sa panid tähele, mis põnev mõte seal oli? Ja ausalt öeldes ka see, kuidas ta rääkis mulle tüvirakkudest, ma teadsin seda väga üldiselt, ja kuidas ta rääkis, pange tähele, teadus areneb, me jõuame sinna, kui palju inimesi me saame sellega aidata. Ja siis ma mõtlesin, et annaks Jumal mulle, kui ma olen pealt 70, pealt 60, sellist uudishimu, aktiivsust, elust osa saamisel.
ja veel üks asi, mis ma tahan Mikkelile öelda, on see, et ma olen sellest kirjutanud, ma olen sellest rääkinud, aga ma räägin Mikkele veel üks ka. Et kui ma tulin tööle Liikumispuudega Inimeste Liitu, siis üks minu esimesi etteasteid oli ühel koolitusel, mis oli Haapsalus, seal oli Helgi ja palju teisigi, kus ma läksin omadega nii rappa, minu esimene sõnavõtt, mul kadus täiesti jalge alt pind ära ja kui mul oleks sel momendil antud võimalus siit maailmas kaduda, kahtlemata ma oleksin seda teinud. See oli hästi-hästi piinlik mulle ja mul oli väga halb olla. Ja ma nägin neid nägusid, paljusid meie inimeste nägusid, kes vaatasid, mis tegevjuht see on, naljakas, nii ja naa. Ja mu juurde tuli 2 inimest ainult peale seda fiaskot. Üks neid oli kes ütlesid, Auli, ära põe, elu läheb edasi, järgmine kord läheb paremini. Ja teate, see moment, kui sa tundsid, et sul on hästi raske, tõsiselt raske ja keegi tuleb, paneb käe sulle õlale ja toetab sind. See oli nüüd see, mida Mikkel, see episood, et mul elu lõpuni meelde jääb meenutama ja ma mäletan seda tänutundaga alati. Ja mis ma arvan, mis sellestki on õppida, on see, et kui vajame tegelikult, kui väga me vajame üksteise toetust ja kui väga on vaja märgata, millal me oleme hädas ja millal on vaja julgustust, lõhutust. Ja ka seda olen ma Mikkelt õppinud. Isa toetust mina saan tunda läbi elu väga palju. Isa toetas perekonda väga palju. Jagus tal jaksu ja empaatiat paljusid teisi toetada. Kui ma olin poisike, siis ega mina ei saanud tunnetada kuidagi, et kui isa oleks invalid. Isa tegi kõike, sai kõigega hakkama. Ta oli täiesti täisväärtuslik isa. Käisime, perega käisime iga suvi pikkadel autosõitudel Venemaal. Tolle ajal oli see võimalik. Isa oli ehitanud ju koos vennaga kodu, oma maja. Ja sellest ajast, kui mina mäletama hakkan, siis perekond ostis ka suvila pooleli oleva ehituse Kiisale, mida isa hakkas ümber ehitama oma kätega. Ta sai sellega hakkama. Mina tõin talle ainult tööriistad kätte ja paljus piisab. Ma loodan, et leiate ka teinekord võimaluse teda siin külastada. Mikkel ja ma usun, et need helged ja edasivaatavad sõnad, kui Mikkel ütlesid, väga olulised. Ja see raamat, mille esitas täna Riigikogus aset leiab, ongi võib-olla oluline just sellepärast, et see näitab, et mõned asjad küll lähevad, kuid elus mööda, mille kunagi tagasi ei tule. Aga teisest küljest alati midagi jääb. Võib-olla see, mis Mikkel Aitlamist jäi, oli isegi suurem kui see, ta ise oskas oma tegevuste käigus arvata ja tajuda.
sest enamasti on ju nii, et me ei suuda hinnata seda, mis on nii hästi selles hetkes, kus me oleme. Et siis, kui me saame vaadata natukene tagasi, võib-olla isegi palju tagasi. Ma tänan ka, et te olete tulnud ja ma arvan, et selle väikese mälestushetke võtame kokku ühe hetkelise mälestusega. Iseenda abitust, seda, et me hakkame liiga palju sellest ümbritsevast, tervest, erinema, et meie sõltuvus teistest inimestest muutub väga suureks ja sügavaks. Seda rohkem hakkab inimene ennast haletsema ja mida rohkem inimene jääb oma mõtetega enese juurde ja seda rohkem ta hakkab ennast peitma. Ja kui ta juba niimoodi hakkab ühiskonnast kõrvale jääma, kõigist sellest elavast, siis tekibki selline tunne, et ainuke kindel koht, kus ma veel ennast tunnen inimesena, on see minu kodu, minu 4 koduseina. Ja sinna tavaliselt siis sulgutakse. Aga sealt uuesti välja tulla, see on midagi väga rasket. Mis teie arvates praegu takistab kõige rohkem puudega inimesel tööd leidmast? Selle peale ma ohkan. See ei olegi nii kerge vastata. Võib-olla siin on ikkagi üheks probleemiks ka see, et me ei ole ikka õppinud veel neid ühiskonnas päris võrdväärsetena inimestena nägema. Ja ühiskonnas paratamatult on veel väga tugevasti selline arusaam, et meie teame paremini, mis meile on vaja. Pöörab meie prestiižikus ka sinna puuetega inimese poolele. Siiamaale ju seda ei ole. Selles puudega inimeses, selles invaliidis on ju siiamaale ikkagi nähtud ainult seda inimest, kes midagi tahab. See on ikkagi tema ja ühiskonna jaoks suur
noh, ütleme niiviisi, suur probleem, kui ta suudab ennast realiseerida ja tulla maha sealt riigi ülalpeetavate nimekirjast, hakata ise ennast üleval pidama, ise toime tulema ja hakata ka riiklikke makse maksma. Kas keegi on üldse välja mõelnud tõsiselt seda kontseptsiooni, mismoodi Eestis peaks puuetega inimesi invaliide tööle paigutama, mis peaks selle heaks tegema? Minister, head Mihkel Aitsami lähedased, sugulased, sõbrad, head puudega inimesed. Täna on selline tore päev, et valmis on saanud üks erakordne lugu. Igal lool on võib-olla selline konkreetne algus, aga väga paljud lood jäävad lõputa. Ja võib-olla see ongi hea. Võib-olla nii peabki. Ja ühest küljest see raamatus on punkt ju pandud, aga igapäevasesse ellu see ei kandu, sest elu läheb edasi. Homme on Mihkel Aitsami 85. sünniaastapäev ja võib-olla see on see tähis, miks see raamat just nüüd valmis sai. Ma annan sõna Riigikogu esimehele Eiki Nestorile. Ole hea. Tere! Ma arvan, et see oli vast 92. aasta detsember. Tollel ajal olin ma selles majas siin noore poliitikuna rakendatud nii palju, et mul jäi aega sellel 4. nädalal ehk istungivabal nädalal aidata ka neid sõpru, kes jäid mu vanast ametist maha. Ja see mu töökoht transporditöötajate ametiühing asus Laial tänaval ja ühel kenal päeval helistas mees, ütles, et ta on Mihkel Aitsam. Et Eiki, me kandideerisime ka sinuga koos Riigikokku, aga nüüd ma tahaks tulla ja rääkida sinuga. Ja mina ütlesin, et tule ja räägime. Leppisime kellaaja kokku ja siis ma sain esimese tõsise koolituse. Siis mul tuli meelde, et Mihkel ei käi kõige paremini. Helistasin talle tagasi, ütlesin, et järsku sa ei peagi siia tulema, et saame kuskil mujal kokku. Ja Mihkel ütles, et no kullamees, et sealt trepist ma tulen nüüd küll üles, et see ei ole probleem. Istusime maha ja leppisime kokku, et räägime tund aega. Mihkel hakkas rääkima, mina hakkasin kuulama. Ja ma ei mäletagi, kes meist rohkem hoogu läks, kas see, kes rääkis või see, kes kuulas. Aga me unustasime kella ära. Ja no ikka väga pime oli. Mihkel ütles, kuule nüüd ma pean küll koju minema ja siis me leppisime kokku, et saame veel kokku. Seetõttu ka selles raamatus siin olen ma ausalt öelnud, et me oleme ju kõik kunagi esimesse klassi läinud ja lõpetanud 11 või kes 12 ja pärast ülikoolis õppinud. Aga minul on olnud kindlasti veel üks õpetaja ja see õpetaja on Mihkel Aitsam. Kõik need teadmised ja oskused ja ka tundmise selle temaatika vastu õppisin ma temalt. Ma ei tea, kuidas teil on, mul sageli tekib see mõte, et kui mõne inimesega tekib eriti hea klapp, siis hakkad tegelema psühhoanalüüsiga. Huvitav, miks see niimoodi on. Et kuidas nagu mõne inimesega saad kohe 3 minutiga soone peale ja mõnega võib-olla ei saagi teate, teinekord juhtub ju sedagi. Ja Mihkli puhul me ükskord arutasime seda. Siis enam mitte teisel korrusel, vaid siin psühhoneuroloogia haigla kõrval Selveri kohvikus ajasime juttu ka umbes 3-4 tundi.
ja siis ma ütlesin talle, et sa oled küll minust natuke vanem mees, ma tean, me oleme mõlemad undergroundi vennad. Et selles mõttes undergroundi mehed, et tulnud nagu või olnud nagu selles mingis alternatiivses või teistsuguses maailmas. Ja siis saanud kätte võimaluse seletada, et ka see maailm on normaalne, arusaadav, inimlik ja et ka need inimesed selles maailmas on samamoodi inimesed, nii nagu kõik teised. Ma arvan, et see on meeletu suur töö. Ja meeletu suur töö selles mõttes, et on üks asi, mida me tunnistada endale ei taha. Me kuidagi, eriti nüüd veel, kus me oleme jõudnud siin Euroopa Liitu ja NATOsse ja igale poole mujale. Me ei taha tunnistada, et see 50 aastat pimedusriiki meie mõistust nüristas. Mõnes küsimuses kohe nii palju, et jube hakkab teinekord. Ja see võitlus, mida ka Mihkel pidas selle mentaliteedi vastu, mis oli Nõukogude ühiskonnas, kus see suhtumine oli lihtne ja nõukogulik. Sina, invaliid, võta oma raha ja ära enam selle ukse peale koputa. See oli see suhtumine, mis valitses kõik need aastad. Siis seda mõttemaailma muuta, ümber teha, teistuseks teha. See on palju keerukam kui mis tahes eelnõu või paragrahvi kirjutamine või mis tahes rahade jagamine. Ja kui sa seda ei muuda, siis ka kõik muu on liiga raske, keeruline, teinekord pea võimatu. See tema oskus tuua välja tegelikult inimesed põrandaaltsesse, undergroundist maa peale. See on oskus, mida ülepeakaela valdavad vähesed. Suur mees, suured teod. Ma tänan selle raamatu koostajaid ja ma tänan võimaluse eest, et mina sain sinna paar sõna sisse kirjutada, need tulid südamest. Aitäh! Aitäh, Heiki, ja järgnevalt on sõna siseminister Hanno Pevkuril. Hanno puhul on võib-olla eriline see, et ta on nii pikalt olnud ka sotsiaalminister, nii et ole hea. Aitäh, head sõbrad. On selline eriline tunne täna siin olla, et mõeldes aasta tagustele sündmustele oli hinges väga raske. Samas selle raskuse hetkel teades tegelikult, et raamatu käsikiri on koos. Ja teades seda, et kindlasti me leiame lahenduse, kuidas see raamat välja anda, siis teisest küljest oli hing ka rahul, et need mälupildid, mis meil väga paljudel on Mihklist, need mälupildid ei jää ainult mälupildideks. Need mälupildid saavad olema ka talletatud kaante vahele. Ja kindlasti on inimestel, kes Mihklit ei teadnud. Ja inimestel, kes ei tea Eesti puudega inimeste ajaloost nii palju, on seda raamatut lugedes võimalik väga palju õppida. On võimalik õppida ka seda, milline on ühe inimese tahtejõud, milline on ühe inimese valmisolek teha rohkem, kui peaks. Ja Mihkli puhul kindlasti oli see üks märksõna, et ta tegi alati rohkem, kui peaks. Ja ta tegi alati rohkem, kui keegi võinuks oodata. Need minu kohtumised temaga, ükskõik
kas veel ministeeriumis või tema juures kodus, arutades raamatu käsikirja, arutades seda, kuidas selle saaks välja anda, et need kohtumised olid alati väga südamlikud. Kuigi väike koer oli natukene huri vahest. Aga me saime sellest üle, ma lihtsalt loodan, et me kedagi kodus üles ei jäänud, et kui ma hommikul tihtipeale üsna vara Mihkli juurde jõudsin, et ka veel tööle jõuda, et siis tegelikult oli üsna loogiline, et koer annab märku pererahvale sellest ja siis pidi tihtipeale ta teise ruumi kuskile korraks eemaldama, et kuigi ma üldiselt saan koertega väga hästi läbi. Aga selline seik või sellised seigad. Mida veel? Ma tahaksin omalt poolt samamoodi, nii nagu Eiki ütles, et ma tahaksin tänada tegelikult inimesi, kes selle raamatu lõpuks kaante vahele panid. Et üks töö oli see, mis oli Mihkel teinud. Üks töö oli see, mis oli ta kirjutanud, mida ta oli kogunud. Pildimaterjali oli ju meeletutes kogustes. Teine pool on see, et see kõik oli vaja küljendada, see kõik oli vaja toimetada, see kõik oli vaja panna raamatusse sobivasse formaati. Ja see oli väga suur töö. Ja tegelikult see, kui Mihkli ärasaatmisel ma selgelt andsin loa, või mis loa, mina ei ole kedagi, kus luba annab, aga ma andsin signaali, et ükskõik mis see raamat saab valmis aastaga ja see raamat saab rahastatud, siis ega ma tollal veel ei teadnud, kuidas rahastatud saab. Aga ma olin kindel, et ta saab rahastatud. Tänaseks on raamat meie ees ja ma usun, et tegelikult meil on põhjust hoida seda mälestust Mihklist, meil on põhjust lugeda seda raamatut suure huviga, kes veel ei ole lugenud. Ma ka ei ole lugenud veel, et ootan põnevusega. Ja meil on võimalus hoida Mihkli mälestust just sellisena, nagu ta siia raamatusse tegelikult on paljuski pandud. Meil kõigil on võimalus alati, rääkides Eesti invaliikumisest tervikuna, meenutada ja seda, mida on Mihkel tegelikult selleks panustanud. Ja tegelikult see meie moraalne kohus, et tegelikult kui, mõtlen, minu üks esimesi huvitavaid seikasid Mihkliga oli see, et kui ma sain teada, et ta, võib-olla ma mäletan valesti, aga vähemalt, et kui ma sain teada, et ta oli esimene inimene Nõukogude Liidus, kes sai loa autot juhtida. Et selliseid seikasid ei ole palju, et meil on olümpiavõitjaid vähem, meil on kui me veel meenutame, ilmselt küll, mida ei tahaks meenutada, kui me meenutame Nõukogude Liidu aega üldse, et siis Nõukogude Liidu tehnilisi kunstnikke näiteks on ju, Georg Ots tuleb meelde ja võib-olla rohkem ei tulegi. Et neid, kes ka liidu tasandil oleks midagi sellist ära teinud, mis tegelikult mõjutab meie enda väikese armsa kodu Eesti tulevikku nii palju, siis neid inimesi ei ole palju. Ja sõltumata sellest, kas meil oli tegemist okupatsiooniga, kas tegemist oli Nõukogude Liiduga või midagi muud, need teod, mida Mihkel tegi Eesti invaliikumise nimel, need teod tegelikult on palju suuremad kui üks riigivõim. Need teod on palju olulisemad kui ühe riigi režiim. Nii et see on see väärtus, mida me saame mäletada, see on see väärtus, mida me saame hinnata ja see on see väärtus, mida me üheskoos saame ja peame hoidma. Aitäh kõigile, kes on panustanud veel kord raamatusse, aitäh loomulikult perekonnale, et lubasite üldse seda raamatut kirjastada. Et üks asi on Mihkli soov, teine asi on ka lähedaste toetus selleks, et see raamat sai kaante vahel. Nii et aitäh minu poolt isiklikult ja kõigi nende poolt, kes läbi aja on selle raamatu sünnile kaasa aidata. Aitäh! Aitäh Hannole ja nüüd on
sõna sotsiaalministril. On täna üks soe ja hea päev. Laual on raamat suurest inimesest ja ükski mees ei ole tugev, kui tal ei ole kodus sellist tugevat tagalat. Mihklil see oli. Mina tunnen Mihkel Aitsamit 96. aastast ja ma olen väga tänulik selle üle, et selline inimene nagu Mihkel minu ellu või õigemini mina võisin ennast tema ellu natukene sättida. Need kohtumised erinevad, see mõttelaad, et mitte otsida põhjust, miks mitte teha, vaid võimalust, kuidas teha. Alati rääkida positiivses toonis, ka probleemide korral otsida lahendusi. Olid sellised, nii nagu Eiki ütles, et kui nimetada kedagi õpetajaks, siis see kindlasti oli Mihkel Aitsamaa. Mida veel? Mul on suur au, et ka Sotsiaalministeerium sai osaleda selles, et raamat välja on antud ja et tänane koosviibimine toimub. See on endast mõistetavalt. See ei ole mitte mingi privileeg, vaid see on lausa kohustus. Ja mul on eriti suur tänu ja tänud öelda Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liidule, Tiiale, Aulile, väga-väga paljudele nendele inimestele, kes oma pildimaterjalist, kes oma mälestustest sinna raamatusse on kirjutanud loo. Ja kui 2-30 aastastest inimestest ilmuvad elule raamatud, siis Mihkel Aitsamist võiks terve sari tulla. Iga tegu, iga aasta vääriks tegelikult kajastamist ja jätmist. Et täna on meil väga ilus raamat, väga kaunilt köidetud ja mis eelkõige väga huvitava sisuga raamat laual. Ja ma arvan, et me oleme täna kõik natukene rikkamad lihtsalt selle läbi, et lugedes raamatut me meenutame ja mäletame Mihklit, sest teda ei ole võimalik unustada. Ja ma usun, et kui Mihkel täna kõrgelt ülevalt alla vaatab, siis tegelikult on ta väga uhke nende inimeste ja oma sõprade üle, kes seda asja edasi ajavad. Nii et sügav kummardus neile, kes vaeva nägid, kes selle raamatu valmimisse nii töö, mõtte kui tegevusega on panustanud. Ja aitäh kõigile ja aitäh ka selle eest, et ma täna siin võin osaleda ja kõneleda. Aitäh! Täna, kus võime tõesti käes hoida juba seda trükist tulnud valmis raamatut, siis on hea ühitseda ka isa 85. sünniaastapäeva. Isa on alustanud selle raamatu kirjutamist 2005. aastal. Mõningaid lõike sellest kirjutustega 2008. kuid enamus sellest tekstist valmis aastatel 2012 ja 2013. Miks ta selle raamatu kirjutas? Ühelt poolt arvan, nagu isa ka seda oma raamatus kirjutab, soovis ta jäädvustada seda 33 aastat, kui ta puuetega inimeste probleemidega tegeles, kui ta oli seotud sellega. Soovis üles tähendada kogu selle ajaloo, mis on tehtud, mis on saavutatud. Väga palju sündmuseid on selles raamatus ära märgitud vaid ühe lausega. Paljud nendest vääriksid ka pikemat lahtikirjutamist, kuid isa on peatunud ja pikemalt kirjutanud lahti just pöördelised sündmused, mis muutsid asjade käiku. Siinkohal ka tsitaat tema enda sõnadega. Parem hilja kui ei kunagi. Lootsin, et keegi teeb selle töö ära, kuid nähtavasti on ikka nii, et kui oled midagi siia ilma aidanud, tuleb ka ise omad teod kirja panna. Teisalt ma arvan, et isa soovis anda innustust, tuge, mõtteid tänastele puuetega noortele ja nende lähedastele. Et enda näite toel anda ka eeskuju, kuidas üht puudega last
üles kasvatada täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks, kes annab palju rohkem, kui see saab. 3-kuuselt haigestus ta ju laste halvatusse. 17-aastaselt põdes ta läbi difteeria, mis mõlemad jätsid väga rasked jäljed tema füüsisesse. Kuid sellest kõigest hoolimata kasvatati teda kui tavalist last, kes ronis puu otsas, käis vennaga jõe peal kalal ja lõpetas kooli, lõpetas ülikooli ning täiskasvanuna ehitas Nõmmele maja ja Kiisale suvila. Seejuures enamuse ehitustöödest tegi ta ise. Temale ei olnud mingi probleem mööda redelit katusele ronida, et katust tõrvata. Kaasamine annab innustust, annab eesmärgi, mille poole pürgida. Õnnestumised lisavad meelekindlust ning õhutavad edasi pürgima. Isa elulugu tõestab, et see toimub. Kolmandaks soovis ta üles kirjutada oma mõtteid, oma kogemusi, analüüsida, mis on saavutatud ja mis läks viltu. Selleks, et tulevastele juhtidele juba tehtud vigadest teada anda, et neid saaks vältida. Raamatust jääb kõlama mõte, et puudega inimesed tuleb kaasata nende probleemide lahendamisse. Kõrvalseisjad ei saa kandikul lahendus ette anda, ükskõik kui empaatilised ja kui heade kavatsustega nad ei ole. See mõte kajastub ka kõikides isa tegemistes läbi nende 30 aasta. Tsitaat raamatust. Põlvkondade vahetudes tundub, et minejad võtavad tehtu kaasa. Järeltulijad peavad hakkama justkui uuesti jalgratast leiutama. Et seda natukenegi vältida, ongi kirja pandud minu mälestused ja kogemused. Ma olen oma isale väga tänulik, et ta selle raamatu kirjutas. Olen ka iseenda jaoks leidnud siit väga palju huvitavat, teada saanud tema elu ja arενemisloost. Palju tuleb ka meelde nendest aegadest, kui ma poisikesena koos isaga puuetega inimeste mitmetel üritustel osalesin. Kahjuks ei antud talle seda võimalust ise valmis raamatut näha. Tekst oli valmis, oli alustatud ka fotomaterjali kogumisega, kuid paraku see töö jäi pooleli. Isa ärasaatmisel eelmise aasta augustis sain väga palju julgustust ja kindlustunnet, et see raamat peab saama avaldatud. Ja Eesti Liikumispuuetega Inimeste Liit jätkas tehtud tööga, kogus fotomaterjali puuetega inimeste ajaloost, tegeles nende fotode allkirjastamisega. Selle aasta kevadel ühinesin ka mina nendega ja sealt peale sai ka raamatu fotomaterjaliga varustamine ja kujundamine uue hoo sisse. Ning täna juba on meie ees laual siis valmis lõpptulemus.
ma soovin väga tänada Katrin Metsandit, kes isale aitas lauseid ritta seada, mõtteid siluda. Olli Laokest väga paljude toetavate sõnade ja abide eest. Hanno Pevkurit, et selle raamatu finantseerimine sai teostatud ning loomulikult Tiia Sihverit, kellele see raamat nüüd ka kaante vahel on saanud. Aitäh! Noortest innustatavatest, kellest siin juttu oli, kellele helistati samamoodi nagu Eiki Nestor mainis ühel hetkel, et tead mees, ma tahaksin arutada mõningaid asju ja minul oli temaga asju arutada, sellepärast et mina tahtsin teada, kuidas tema õppis ja mis temal maailmast öelda on. Tema nimelt on lõpetanud Tehnikaülikooli insener-energeetika kutse. Ja meid ühendas ka see, et nagu mina soovisin ja soovin lahendusi välja pakkuda, oli ka tema jaoks oluline poolt jagada oma elukogemust ja pakkuda alati lahendusi. Ta oli suur mees, kes ei lasknud oma puudel takistada elamist ja kes ei võtnud kunagi ühiskonnas kurnaja rolli. Ta tegi väga suuri muudatusi oma elus ühiskonna nimel. Kui siin kõlas minister Pevkuri suu läbi soov, et hoiame mälestust, siis minu sooviks on, et me hoiaksime Mihkli mälestust just läbi selle, mida tal oli öelda. Et me mäletame seda, mida tal oli öelda, et me mäletaksime selle suure õpetaja sõnu. Mul oli võimalus selles ülikoolis, mis meid ühendas Tehnikaülikooli parkimisplatsil mitmeid kordi, alguses ühiselamus ja hiljem tema autos, temaga koos istuda ja temaga rääkida ja näha, kui hästi ja süvenenult ta suutis lõpuni maailma asjadega kursis olla, mõtestada seda, mis on asjade taga ja seetõttu ongi oluline, et me ei unustaks, mida ta ütles. Minule ütles ta näiteks seda, ja mida ma olen ka alati endas kandnud, et kui sa inimestega räägid, siis kõigepealt kuula, mis paneb neid põlema, mis neid huvitab ja mis on see, mis neid mõlemaid põlema paneb. Ta rääkis ise haaravalt, ta kuulas ja teda kuulati. Ja ma tahaksin oma Mihkli meenutuse lõpetuseks ja suure õpetaja sõnade meenutuseks öelda seda sama, mida ta just meile videos ütles, kuidas siis inimesi innustada. Et sõltuvus ümbritsevast on see, mille tõttu inimene hakkab ennast haletsema ja mille tõttu ta hakkab turvalisena nägema oma 4 koduseina. Mis tõttu ma loodan, et mis iganes muutusi või reforme või mõttemuutusi me oma elus teeme, siis me alati mõtleme selle peale, et kas meie tegevus, kui tahes heasüdamlik ja heasoovlik see on tajutav inimestele sellisena, et see neid inspireerib ja et see nende sõltuvust riigist ja teistest vähendab ja et see nende vajadust
olgu see ametnikuga või abistajaga suhtlemisel siis vähendaks ja annaks inimestele võimaluse näha oma elu mõtet läbi selle, et ta saaks alati ise toimetada. Nii nagu Mihkel alati toimetas ise, olgu see siis katust tõrvates või ükskõik millise inimese üles otsides, kes talle huvi pakkus ja kellele temaga suhtlemine huvi pakkus. Aitäh teile! Suur tänu, head sõnad on öeldud ja nüüd loomulikult me kõik tahame ju vaadata sinna raamatu sisse. Ja me mõtlesime natukene Tiiaga, et kuidas seda kõige mugavam ja toredam ja ägedam teha oleks. Ja ma kutsun järjest siia mõned Eesti ühiskonnas olulised inimesed. Me anname Tiiaga koos Hanno Savi jääda siia juba mulle appi. Peate ära, jah? Eiki Nestor. Ja minister. Nii, ja lähme sealt siis tänukirja tegema. Annan isegi mikrofoni, võib-olla annan sinu kätte. Nii, austame üles see lepik. Hedi Kerk. Muuseas, ma loen teile ette, mis siin tänukirja peal on. Kõik te ei saa seda. Mihkli sõnad. Kogu inimese, eriti puudelise inimese elu sõltub sellest, mis toimub tema kahe kõrva vahel. Sellest, kuidas ta oma identiteedi on suutnud üles ehitada. Sven Reem. Meelis Luks. Mainin ära siis, kes on veel siin, on Vladimir Povatkin, Viim Kõrman, nüüd on kollektiivile, Riigikogu Kantselei kollektiiv, aga ma annan selle Eiki kätte. Raamatu võib ka raamatukokku viia. Jaa, mitte ei või, vaid pead. Nüüd on eriti hinnalised inimesed, kellel on au saada 2 tänut. Mihkel Aits. Austatud Mihkel Aitsamäe, mina tahaks lugeda ka motto, mis Sotsiaalministeeriumi poolt on siia märgitud, et kõik, mida inimkond on teinud, mõelnud, saavutanud või läbi elanud, kõik see on säilinud raamatute
võluvarasalves. Kõik, mis on kivisse raiutud, kõik on, mis raamatusse kirjutatud, on igavene. Aitäh teile. Siin see igavene raamat on, lubati üks sana, ilmselt tekkis. Küll ta teab, kus sees. Virge Tammar. Saan aru, et te olete seda juba lugenud, aga ikka. Tekib lisamotivatsiooni ja inspiratsiooni ütleks tekitakse. Nii. Auli. Katriina Metsand. Ma ütlen 3 sõna. Mikrofoni ka äkki. Täna on minu elu 5. kõige õnnelikum päev. Kui aasta tagasi Mihkli viimased sõnad minu kodu juurest ära sõites oli, et nüüd me enam ei paranda. Peaks mu silmad nägema seda raamatut. Ja kui ta ei näinud, siis tekkis mul niisugune tunne, et mine tea, äkki ma ka ei näe. Sellepärast on minu tänane päev mu laste sünnitamise järel kõige õnnelikum. Aitäh kõigile. Me palume siia Elli Saare. Signe Falkenberg. Arvo Kele. Ja head inimesed, tavaliselt on ikka niimoodi, et jagajatele jäävad näpud ja see, kes on kõik teised meeles pidanud, jääb ise märkimata ja selle tõttu, tõsi küll üks tänukiri, aga see just väga suur ja südamlik ja teie tugeva aplausi saatel tahaksin anda Tiia Sihverile selle töödeks, mis on teinud ja mis on edasi tööd. Ja 2 tänukirja on veel, Hanno ja Helmen. Ei lisapositsioonile ülesandeid täitma. Ma küll ei tea, miks minu need au on üle anda, aga me väga-väga täname ja palume siia tänukirja vastu võtma Jaanek Mägi, kes on meie hea nõustaja, meie hea paljude ürituste kaasaitaja ja me täname sind sellest südamest.
ja ma võin ka omalt poolt lisada, et Janek on see mees, kes alati teeb kõik asjad nii, nagu on lubanud ja natuke rohkem ka, nii et Janek väga meeldiva koostööst ka Sotsiaalministeeriumi poolt. Aitäh! Nii, ja Ivar Õuekallas. Täpselt sama ka selle raamatu ilmumisele kaasa aidanud. Jah. Suur-suur aitäh. Aitäh kõigile. Ma natukene mõtlesin, et see kohtumine, sest on harjumatu, kui tahad ka elukirja või ma ei tea, kas te olete kunagi sellises olukorras olnud, kui seda ei oska võtta. Aga aitäh ja nüüd teil on selline võimalus. Ma isegi ütleks, teil on selline kohustus. Võimalus seisneb selles, et teil on võimalik omandada seda raamatut piiramatu hinna. On mul tiia õigus. Saad ise määrata hinna, sellist võimalust väga sageli ei ole. Kuna kogu raamatuturul läheb heategevuseks, siis kui te tahate seda raamatut kellelegi kinkida, siis teil on see võimalus. Või tahate endale, kellel ei õnnestunud seda täna siin saada. Sellele natukene kurvmeel isegi, aga teisest küljest jälle ma luban, et ma ise leian kindlasti ka võimaluse seda raamatut päris mitmele inimesele kinkida, sest ma isegi tekkis täna 2 mõtet. Ja teine, mitte väiksem, aga see on nüüd kohustus. Ju vähemalt üks tass kas teed, mahla, vett ja süüa vähemalt üks väike võileid või midagi sellist. Ja läheb natukene suhelda. Ja ma loodan, et ka ministrid ei põgene, sest tegelikult ma tean, et see töö, mida te teete, see on õudne. Ma ei tahaks endale kunagi sellist tööd. Aga võin teid lihtsalt lohutada, et natukene seda meeleolu rõõmsamaks muuta just teid. Et kui ma kuulasin, see oli umbes 3 aastat tagasi, Andrus Ansipi aastalõppu intervjuud. Ta ütles, et ärkab kell 7, läheb magama 12 või 1, kui kõik dokumendid on läbi loetud. Siis ma istusin ja mõtlesin, et ainult üks töö saab olla hullem kui tema oma. See on minu oma, sest ma ärkan kell 6 ja tavaliselt kell 2, kui ma veel magama ei ole läinud, siis abikaasa hüüatab, tule magama! Nii et elu ongi raske. Selle nimel ei tasu raamatut ostmata jätta ja proovida seda järgmine kord kasutada. Nautige lauda, võtke ministritel, Riigikogu esimehe löögist kinni, kui te ei ole temaga veel või nendega isiklikult tuttav, siis see on erakordne võimalus. Aitäh! Pean vabandama, eelmine täidan muu kohumine ka. Ma lihtsalt